Siis koera kõhualuse puhtaks tõmmata ja põhimõtteliselt, kus siis vaja tõmmata on. Koer tuleb, koer on märg, tõmbate lihtsalt siit käpasid läbi. See emab jõle hästi enda sisse. Ja samamoodi siis kõik käpad. Ja siis võib kõhu alt tõmmata. Lihtsalt siit kõik üle. Võib tõmmata nii mitu korda, kuni ta kuivamaks läheb. Ja siis ongi sellega põhimõtteliselt kõik. Mopp lihtsalt kuivama panna ja... Ja see on loomulikult siis umbes 100 miljon korda kasutatav? Jaa, absoluutselt. Lõuna-Vene lambakoerte sünnimaaks peetakse Ukrainat ja sealseid steppe, kus asusid tuntud lambakasvatuspiirkonnad. Kuna oli vaja koera, kes kaitseks karja nii huntide kui varaste eest, alustas parun Friedrich Falzfein sellise vastupidava valve- ja karjakoera aretust. Hispaaniast toodud karjakoerad ristati Krimmi hurtade ja kohalike suurekasvuliste Krimmi-Tatari mägikoertega. Esmakordselt tutvustati Lõuna-Vene lambakoera Pariisi tõuloomade näitusel 1913. aastal. Oktoobrirevolutsioon ja kodusõja aeg sai aga sellele tõule saatuslikuks. Tohutu hulk koeri hukati ja lambakoera nahkadest tehti sõduritele kasukaid. Algas tõuaretuse vaikne periood. Alles pärast teist maailmasõda kogusid künoloogid kokku käputäie tõutunnustusega koeri ja jätkasid aretust. Lõuna-Vene lambakoeri on kasutatud piirivalves, sõjaväes konvoikoertena ja territooriumite valvajatena. Aretuses on huvitav veel see, et tekkis 2 koolkonda. Et idabloki riikides soositi niisugust ägedat iseloomu ja lääne pool siis vastupidiselt hästi leebet loomust. Ja seega me ei saagi nagu sellist ühtset käitumismudelit nendelt loomadelt tahta. See on minu uus sõber. Ja tänapäeval on nad, Venemaal on nad suhteliselt populaarsed, aga teistes riikides on vähe tuntud. No kui selline mõmmi aias on ja ma teie aeda sisenen, mis siis juhtuda võib? Meil on seal 2 mõmmit. Üks käitub täpselt nii, nagu Lõuna-Vene lambakoer käituma peab, ta kindlasti ründab. Ja teine on leebema loomuga, aga kui ikka üksi tulla ja halbade kavatsustega tulla, siis ma olen kindel, et ka tema ründab. Aga kui ma tulen niimoodi sõbralikult ja teid juhuslikult kodus ei ole, siis võib ka toimuda võib küll, sest et nad on selleks aretatud, selleks koolitatud. Ja kusjuures just nimelt nende ajalooline väärtus on selles, et nad on iseseisvad tegutsejad. Juhi ole, aegu hästi. Noh, niige tehke mängu. Mis te lühite siin minu ümber kõik? Kui nüüd ütleme niisugune lahtine situatsioon on, siis tema hoiatus ongi see, et ta kas hüppab peale või naksab. Aga ütleme, kui nüüd aia äärde tulla ja nad aias on, siis nad teevad muidugi hirmsat häält, nii et see peletab eemale. Ühest küles hoiatab seda sissetulijat ja teisalt siis teavitab pererahvast. Aga mis toimub väljaspool oma territooriumi? Reeglina on nad seal sõbralikud. Kuigi alati peab arvestama sellega, et lõunavenelane loob oma territooriumi küllaltki kiiresti, kui ta leiab mida iganes valvata. Et kui näiteks peremees paneb midagi kuskile maha, loob oma väikse laagriplatsi, siis koer automaatselt hakkab seda valvama. Sama näiteks autodega. Et eriti selle suure valge koeraga ma olen alati hoiatanud, et meie autode juurde ei maksa üksinda minna. Kas teil on olnud mingisuguseid reaalseid intsidente? Ikka on. Tähendab, ühtegi niisugust halvasti lõppenud rünnet ei ole, aga selliseid hoiatusi on küll. Neil on hea ja pikk mälu. Juhi ole, aigu hästi, istuge! Nad on väga vastuolulised koerad. Ühest küljest on ta tõsine valvekoer, teisalt aga peremehele niisugune õrnaingeline ellitusi noriv, nagu te siin näete, minu kasvandikud tulevad ja tahavad pai saada. Üldiselt võib öelda, et nad on dominantsed. Nad on väga umbusklikud, kuna nad on sellised tõsised valvekoerad, isepäised ja jonnakad, intelligentsed valvajad. Aga mina olen nendele täiesti võõras ja üritavad ikkagi minuga sõbraks saada, mitte mingisugust agressiooni. Me oleme neutraalsel territooriumil praegu. Muusa, sina oled kui Maiu sõnari. Ja ongi, tähendab, tänapäeval ongi aretus jõudnud nii kaugele, et me võime leida täiesti väga sõbralikke, keda võib pidada juba lausa lemmikloomaks, niisuguseid Lõuna-Vene lambakoeri, aga see ettevaatus peaks ikka alati jääma, sest et peaks teadma, milleks ja kelleks ta on aretatud. No mis me musitame nüüd siis? No ilmselgelt ei ole tegemist kõige lihtsama tõuga, seetõttu ma kujutan ette, et esimeseks koeraks algajale koera
kasvatajale ta ei sobi? Kindlasti mitte, kuigi erandeid on alati. Et sobib ta ikkagi niisugusele tugevale liidrile, kes oskab koera paika panna, oskab oma liidripositsiooni hoida. Teda peaks kasvatama pehmel meetodil, mitte kurja ja väga karmikäeliselt, et see süvendab seda umbusku veelgi. Ja kui te saate koeraga väga hea kontakti, siis olete leidnud endale ideaalse kaaslase terveks eluks, sellise lojaalse ja armastava looma. Aga kui seda kontakti ei teki, siis võib olla probleemid kesta igavesti. Kas ta on korteri või eramaja koer? Ta ei ole korterikoer, samuti ei ole ta ketikoer. Et see ketis olemine ahistaks teda, ta ei saaks teha oma tööd ja see tekitaks stressi. Et tema pidamiseks on vaja piiritletud territooriumi ja sobib ta väga hästi, ütleme, majapidamistesse, kus ta siis tõeliselt oma ülesandeid saab täita. Ja koolitada ei ole väga lihtne, et seda peaks tegema leebekäeliselt. Sõnakuulelikkuse koolitus on hädavajalik, ma ütleks, ja väga oluline on ka noorte kutsikate sotsialiseerimine. Et juba varakult, kuna nad on väga umbusklikud, siis juba varakult peaks neid harjutama võõraste inimestega ja tsiviliseerida kaasaja ühiskonda. Kas see karv vajab ka mingisugust erihoolt? Põhimõtteliselt see karv on ise puhastuv. Kui me näeme märga ja purist koera, siis on tõesti tunne, et kuklakarvad tõusevad püsti, aga järgmisel hommikul, kui ta on ära kuivanud, raputab ennast puhtaks ja näeb päris soliidne jälle välja. Nii et karva peetakse ise puhastuvaks. Küll aga karva eest peab hoolt kandma, nii et vähemalt 6 korra oleks mõistlik see korralikult läbi kammida. Päitsu siia! Kardi siia! Nende mängud on jooksumängud, näiteks kui on üksik lõunavenelane kodus, siis tema teeb, nad on üldse väga kiired koerad, ühed kiiremad lambakoerad üldse maailmas. Nende mängud on niisugused, et nad teevad spurte sööste, paar tiiru ümber maja, siis viskavad oma mänguasju õhku ja siis on jälle rahu majas. No milline on üks õige lõunavenelase peremees? See peab olema väga kohusetundlik inimene, kes annab aru, mis tõuga on tegemist, süüvib sellesse, saab aru koera loomusest ja võtab oma kohustuseks teda tõesti koolitada ja kasvatada. Peab olema hea liidri tüüp.